Tere, mina olen Kivisildnik ja ma räägin teile sellest, milline peaks olema kirjaniku haridus. Aga kõigepealt mõtleme selle peale, kas kirjanikul on üldse haridust vaja. Ja see küsimus ei ole puhas formaalsus, et me teame tänapäeva ülikoolide taset, me teame gümnaasiumide taset, me teame seda meelelahutuse olukorda, mis tänapäeval valitseb. Ja kui esmakursusasi on meil uuritud ja on leitud, et pooled nendest ei oska lugeda, ei oska kirjutada ja ei saa aru, mis neile räägitakse, aga kirjaniku töö on ikkagi töö tekstiga, kus lugemine, kirjutamine ja ka kõnest arusaamine on küllaltki olulised, siis tekib üldse küsimus, kas ongi haridust vaja. Igast asjast ülevaate saamiseks on kõige arukam, kui me vaatame, kuidas asjad tegelikult käivad. Ühesõnaga, vaatame kirjanikke ja vaatame, kas neil on haridus. Ärme nimetame suvalisi kirjanikke, võtame need, kes esimesena pähe tulevad, Kross, Õnnepalu, Kivirähk, Juur, Hargla ja võtame mõne sellise suure kunstniku nagu Jüri Eelvest sinna hulka ja ka mõne luuletaja, Kareva. Kõigil on haridus olemas, kõigil on olemas, ütleme, see on midagi kõrgharidusest, kõik ei ole kõrgharidust lõpetanud, aga kõik on õppinud ühes või teises ülikoolis. Aga võtame juhtivad romaanikirjanikud läbi aegade. Juhtivad romaanikirjanikud, kordame siis üle, Tammsaare, Kross ja Hargla. Ja nendel kõigil on juristiharidus. Võru kirjanduses on see veidi erinev. Kauksi Ülle, keda me võime pidada Võru kirjanduse superstaariks, ta on ajakirjaniku haridusega. Täpselt samamoodi nagu hitimeister Kivirähk ja meie väga populaarse kirjandussaate juht Mart Juur, samuti ajakirjanik. Ja kui me võtame veel mõned staarid juurde, siis me võiksime eeldada, et kirjanik on selline tegeleb tekstiga, võiks olla filoloogiline haridus, aga paraku, kui me võtame Õnnepalu või siis tõesti ühe suurema proosakirjaniku, kes viimastel aegadel on elanud, Jüri Eelvesti, siis nii Õnnepalu kui Eelvest on bioloogid. Ja samas me ei saa öelda, et kirjanikel ei oleks ka sugugi filoloogilist haridust. Kareva on filoloog, kui nüüd meenutada, natuke tuleb mõelda, aga siit samast Pärnu linnast Talvet, filoloog ja kindlasti on veel. Aga kui nüüd vaatame seda, mida näitab praktika, siis tundub, et filoloogi eriharidus ikkagi ei ole väga palju kirjanikke andnud. Proosakirjanike vähemasti mitte ja enamus inimesi ju luulet kirjanduseks ei peagi. Luule on nimelt väga tehniline ala ja suured luuletajad nagu mina ja Runnel, me oleme EPA-haridusega, et meil on ikkagi tugev tehnoloogiline põhi all ja keemia ja füüsika on paigas. Ma arvan, et proosas ei ole nii väga tähtis. Proosas võib ajada läbi sellise poolkõva ja pooltehnilise haridusega, mis ei ole küll filoloogiline, aga on selline ajalugu või juura või bioloogia, mis on siis, eks ole, ja üldiselt need bioloogid, need ka õnnestuvad paremini, seal on rohkem tehnilist, ütleme sellist füüsikat, keemiat, minu jaoks on see kõik üks tehnika, see on see tehnika, kuidas maailm töötab, seda peaks kirjanik teadma. Ja siis kõige parema tunnemus annab ikka veel selline maalähedane tehnika. Põllutöö, juhtiv ulmekirjanik Pelials on metsamees, metsaharidusega. Ja looduse, metsa, põllu haridus on minu pilguga vaadates väga vajalikud kirjanikule, et kirjanik peaks elust midagi teadma, siis lugeja niikuinii ei tea ja keegi peab talle ütlema, et siis on mõnus, sest kui me keskendume ainult filoloogiale, ilma selleta ei saa loomulikult, inimesed peavad raamatuid lugema ja peavad ka natuke teooriat nagu vaatama, aga ainult sellest ei piisa, et elu tundmine on parem, mitte ainult inimeste tundmine ja elu kogemus, vaid ka puhas füüsika, kuidas ained toimivad, kuidas kehad toimivad, kuidas valgus ja muud asjad nagu töötavad, et see on ajule hea. Mida rohkem erinevaid vaatenurki elule, seda paremini on võimalik seda üldpilti kokku panna. Ja mis teha? Et ikkagi inimesed, kes seda puhast nagu looduse mehaanikat ei jaga, neid ei saa ju tõsiselt võtta. Mida nad siis üldse jagavad? Et sellega lühidalt kõik.
No selline oli siis kirjaniku vaatenurk, võib öelda laialdaselt siis loodusteadusele, loodusseadustele. Ja meie jätkame siit, jätkame nüüd siis nii-öelda live elus esinejaga ja tema on tootedisainer, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, tootedisaini osakonnas ja külalisõppejõud kunstipedagoogika osakonnas. Ta on loonud muuseas Eesti esimese disainiõpiku Disainispikker nimeks ja tema on üks neist, kelle ideed on käega katsutavad ka siinsamas Pärnu rannas. Jutt on riiete vahetuskabiinidest. Mis muud kui pikka juttu ei aja, Merike Rehepapp, aga palun. Hakkab pihta. Nii, sissejuhatus tehti ära. Tegelikult olen ma hingelt, kirelt, kõigelt, mis inimese kehakeemiat ja aju valdab, olen ma tootedisainer. Aga kas tuld saaks ära kustutada? Ma tahaks, et see fookus oleks seal ja mina olen niisugune looduse mulin siin taustal. Me salvestame. Jälle hakkab pihta. Selge. Peate siis üle elama selle ülevalgustatud pildi. Nii, natukene eelloost tahaks küll rääkida selles formaadis, et kuidas juhtus, et kirglik tootedisainer, kes peaks olema armastama üle kõik asju, võtab kätte, hakkab õpikut kirjutama. Ja ilmselt ma ise kahtlustan, et see on ka üks põhjuseid, miks ma täna siia sattusin. Ma ei ole jõudnud veel uurida, kust mind välja kaevati. Aga põhjus on selles, et kui disain sai osaks õppekavast, minu hästi suureks meelehärmiks, küll on ta kunstiaine valdkonnas. Hiljem te saate natukene aru minu esitlusest, kus see meelehärm pärit on. Aga hea küll, tegime õppekava, mis edasi saab. Kunstiõpetajad on koolitatud eirama füüsikaseadusi, loodusteadusi. Kogu nende liikumine on gravitatsiooni eirav. Nad peaksid mentaalselt olema maast lahti pilvedes ja ühel hetkel peavad nad hakkama õpetama disaini, mis on üdini praktiline ja surutakse neid sinna maa peale tagasi. Ma arvan, et ühele pedagoogile on seda liiga palju. Ja kogu selle protsessi käigus tegelik eesmärk oli üks pikale veninud magistrikraad ära kaitsta. Sündis õpik. Selleks olin ma sunnitud saama pedagoogiks. Selleks olin ma sunnitud 2,5 aastat töötama Tallinna Vallalinna hariduskolleegiumis, et ise aru saada, mida siis ja kuidas õpetada lastele, pidin ma selle kõik läbi tegema. Sellest kogemusest minu sügav kummardus kõikidele pedagoogidele. Mina vastu ei pidanud, lahkusin täiskasvanute inimeste sekka ja sain aru, et raamatuid on lihtsam kirjutada kui lapsi õpetada. Minu vähemalt. Et jah, veel kord minu sügav lugupidamine kõigile, kes seda suudavad. Aga kui me räägime disainist selles kontekstis, et millega ta seotud on, kui mulle tuli see esimene kiri, et loodusteaduste konverents ja siis see selline kirjeldus, miks seda vaja on, siis ma niimoodi istusin maha, mõtlesin, et kas üldse on valdkonda, minul eelnenud klipis öeldi ka ära, et kas on üldse valdkonda, mis ei ole seotud selle suure pildiga, kus me elame. Ja siis mul tuli meelde oma pedagoogi kogemusest, et tegelikult see olukord on ikka jube nutune, kus me oleme, sest me oleme oma tehiskeskkonda nii ära kapseldanud, selle sama keskkonna, mille me ise oleme loonud, sageli eirates loodusseadusi. Ja siis ise õnnetud olles, sest me oleme eiranud loodusseadusi. Aga keskkond, kus me elame, ongi siis tehiskeskkond ja täna küll on jube palju situatsioone ja hästi palju õhus seda, et me elame versus loodus. Ja kui esimese slaidi peal nägite, et terve talupoja mõistus, siis tegelikult professionaalsed disainerid nimetavad mõtteviisi, millega nad töötavad, ei millekski muuks kui terve talupoja mõistus, mis iseenesest lahti seletatult tähendab seoste loomise võimet.
me loome seoseid, et lahendada probleeme, või siis me ei seo üldse midagi, lahendame ära probleemi ja see lahendus tegelikult ei ole mitte midagi ära lahendanud. Segaselt kõlab, eks? Varsti näitan, kuidas see tegelikult töötab. Koolis sain ma selle kogemuse, et lapsed arvavad, et vesi tuleb kraanist. Rohkem pole vaja teada. Ja väiksemad lapsed siiralt ütlesid, et lehmad joovad piima, sellepärast et lasteaias on niimoodi õpetatud. Piimakruusi peal on lehm. Mina joon kruusist piima, järelikult lehm joob piima. Kõik need seosed, lastel tekivad käbekiiresti seosed. Mingisuguses vanuserühmas kaob ära võime seoseid luua. Või siis tekivad tehiskeskkonna seosed, ehk siis mul on selline eraldi mõiste välja töötatud enda jaoks nagu tehiskeskkonna loodusseadused. Samuti väidavad väga paljud teadlased, et kunagi inimkonna ajaloos ei ole inimene elanud. See on siis siuke üldistav, me ei räägi kolmandatest maailmadest ja vaestest riikidest. Ehkki seal ka ta on näljas ja paljas, aga tal on mobiiltelefon käes ja ainukene võimalus seda laadida on külakauplus. Ja kunagi varem ei ole inimene oma ajaloos olnud nii haige tänu nendele mugavustele, mida ta on endale loonud. Ja nii abitu ja nii haavatav. Ja kui me loodusseadustest üldse kõnepruugis juttu teeme, siis kui me midagi väga untsu läheb, siis me ütleme, et no jaa, küll loodusseaduste vastu ei saa. Aga minule tundub, et see on pigem nagu, mina olen kuulnud seda nendel hetkedel, kui inimesed veeretavad oma vastutuse, oma rumaluse pealt loodusseaduste peale, et näed, seaduse vastu ei saa, ma andsin oma parima. Ei saanud jälle. Nii, et te saaksite natukene aimu seostest, mida ma tooma hakkan, siis ma pean pühaks kohuseks ära seletada, mis asi see disain siis on. Sest et paraku on tegemist minu erialal valdkonnaga, mis on ümbritsetud lillede liblikatega ja hästi palju mütoloogiat on seal. Ehk siis, jah, Nokia teeb tõsist tööd, Nokia teeb mobiiltelefoni, mida teeb disainer? Disainer joonistab lilled peale. Ja see on asi, millega me peame päevast päeva kokku puutuma ja võitlema ka sellel tasandil, et kui tulevad EKA-sse õppima tootedisaini, siis nad on täiesti üllatunud, et me küsime nende käest, aga miks sa sellele kruusile sinise sanga joonistasid, kui kruus on roosa? Et see mõtlemine, et kruusi funktsioon on olla mitte roosa sinise sangaga, vaid kruusi funktsioon on olla käepärane, vettpidav, piisavalt kerge, et ma jaksan teda tõsta, puhastatav ja nii edasi. Selle peale ei tulda, sest et see ei ole romantiline. Tootedisain teadupärast on romantiline eriala. Mina veel sellele tasemele jõudnud ei ole, aga äkki jõuan üks päev. Kui me räägime disainis, siis me räägime mõtteviisist. Tänaseks päevaks, kui tööstusrevolutsioon algas, mis on üldse disaini sünnitanud, siis räägiti tehnoloogiast rohkem ja räägiti sellest, et ta on alati esemelise lõpplahendusega nähtus. Täna ta seda enam ei ole, asju on meil liiga palju ja tänane stiil on selline, et me kasutame disainerlikku mõtteviisi mis tahes probleemi lahendamisel. Lõpptulemus võib olla see, et probleemiks on ese, me võtame ta ära ja me lahendasime probleemi ära. Ja see on töömeetod ja mida ta kindlasti iseenesest ei ole, on lõpplahendus, ehk siis see asi. Mina olen korduvalt kaupluses või kuskil avalikus ruumis ringi liikunud ja siis vaatan vaimustunud inimesi. Võt see on äge disain, võt see on lahe disain. Ükskord läksin Prismasse lapsele kelku ostma. Vaatan kelk, 2 eurot, 5 eurot, disainkelk, 27 eurot. Ja siis ma vaatasin seda disainkelku, leidsin tal terve hulga detaile, mis takistavad mul libisemast mäest alla. Aga teda oli hirmsasti disainitud. Ja selle tulemusena sai talle 20 eurot hinnale juurde lisada. Parima disaini definitsiooni on minu hinnangul kirjutanud Eesti üks juhtivaid tootedisainereid ja ma arvan, et räägime selle nüüd jupphaaval lahti. Ehk siis lilledest ja libikatest siis nüüd vastukaaluks ütlekski, et
disain on praktiline. Klassikaline näide, disainvaas. Mis teeb temast disaini, on kogu see tore kasukas tal seljas. Ja nüüd tuleb siis see lihtsalt vaas. See on see kelgulugu, millest ma rääkisin. On kelk ja on disainkelk. Nii, ja kui me nüüd räägime, kuidas üks vaas tegelikult sündima peab, miks ma tõin vaasi, vaas on kõigile näitena kõige arusaadavam ja kõige sagedamini on vaasi peale maalitud lilled tituleeritud disainiks. Ta kindlasti on üks lahutamatu osa sellest, sest et ta on siiski esteetiline objekt, kuid kui me hakkame ühte vaasi lahkama, siis kui tootedisainerile tuleb tööstur ja ütleb, et mul on vaja nüüd oma tootevalikusse vaasi, siis ikkagi vaasi absoluutsed esimesed eeltingimused funktsioneerida on olla veekindel. Edasi, kui vaasis on vesi ja lilled, kas te olete kunagi näinud lakkamatult ümber kukkuvaid vaase, kui need on nagu funktsionaalselt kasutusse võetud? Just. Lilled on peal, aga lilled ei hoia vaasi paigas. Ja põhiline asi, üks teine näide, mida ma alati armastan ka tuua, on inimesed lähevad ostma poodi omale suuri veekanne või karafine. Mina olen ühe korra Tallinna Kaubamajas palunud müüjal ühel Rosenthali karafinil. Kas saaksite sinna vett sisse panna? Ma tahaks teada, kas ma jaksan seda suurt kannu üleüldse. Ja kui tõsta jaksad, mis juhtub siis, kui ma hakkan valama? See on nagu ühele käele kõige raskem protseduur teha täpsusega. Ehk siis see asend, see ergonoomika, mis juhtub? Vesi hakkab loksuma, vesi läheb. Põhiline, mis juhtub, on see, et kann on 2-liitrine. See tila seal on nii väike, nagu oleks tegemist 50 milliliitrise mõõdukannuga. Ühesõnaga, võimalus valada on suur, tila ei võta vett vastu, laud on vett täis. Nii. Slaidid liiguvad vist minu liigsest võimlemisest, mulle tundub. Temperatuurikindel. Kunagi üks mees leiutas kokkupandava lillevaasi silikoonist. Toodi perenaisele lilled, öeldi, et pane need lilled keevasse vette ja nad ei närtsi sul ära 2 kuu jooksul. Perenaine valas silikonkannu keevat vett täis. Ja juhtus see, mis juhtus. Ladustamine. Me peame analüüsima, mis toimub selles keskkonnas, kus vaasi kasutatakse. Ühel inimesel tihti juhtub, et on mitu lillevaasi. Te teate ju seda, et kapid, kuhu on hästi ebamugav niimoodi sirutuda või midagi kätte saada, seal alati ütleb siis arhitekt teile, aga te pange sinna lillevaasid, sest teil on neid võib-olla 2 korda aastas vaja ainult. Hooldatav. Täitsa õudne on ostad ühe ilusa, tõeliselt ilusa asja, mõtled, et saad kasutad ära, et puhtaks ei saa. No, tee või tina. Minul on üks toode, mida ma ei saagi osta, tehnoloogiliselt väga tore asi, pitsalõikur, ketas. Ei ole mina leidnud sellist pitsalõikurit, kus see konstruktsiooni osa, mis seda ketast kinni hoiab, et ma sealt lõpuks, kuna ma olen monk ka veel, eks ole, ma juba kujutan ette, mis seal selle ketta ja siis selle vahel toimub, isegi kui ma seda silmaga ei näe. Ma ei saa teda puhtaks. Ma enne võtan selle suure pitsa ja hakkan koos perega otsast närima, aga ma ei kasuta seda ketast. Materjal vastupidav. Tüüpiline, mis on, et lillevaas reeglina, tal on ikka sükest kasvu ja kõrgust ja siis ma üritan teda sinna kraanikausi alla saada ja siis ma näen vaeva ja kui ma lõpuks ta sealt siis ära võtan, siis käib see viimane hele kõlks vastu seda segisti nina ja siis minu armastusega puhtaks pestud vaas läheb prügikasti. Ja nüüd me jõuame viimases järjekorras esteetikani, ehk siis me analüüsime keskkonda, kuhu see vaas läheb. Millised on tema märgilised sarnasused selle kodu, selle keskkonna, ühiskondliku ruumi või mis tahes kohaga. Ehk siis esteetika on täitsa lõpus. Ja meil ei ole mitte midagi selle esteetikaga teha, kui vaas ei pea vett, kukub ümber,
temperatuuri ei kannata, pesta ei saa. Olete nõus või? Ja kui me räägime, nüüd me jõuame siis selle tuumani, et disain on erinevaid valdkondi siduv. See on nüüd üks asi, mis sai mulle selle koolis õpetamise ja raamatu kirjutamisega selgeks, et iga valdkond tahaks, et tema valdkonna tund, ainetund oleks koolis esindatud. Ja meie ei taha. Põhjus lihtne. Kui me praegu ägame selle käes, et meil on erinevad õppeained koolis ja seoseid nende vahel on väga raske luua, kohati võimatu, sellepärast et õppekava ei ole seda ette näinud, õpikud ei ole seda ette näinud ja nii edasi, ja seda on aastakümneid tehtud, siis disainis saaks veel üks planeet, mille vahel liiklus puudub kõikide teistega. Ehk siis tegelikult, kui me räägime, et disainiprotsessi läbimiseks, et lahendada üks probleem, me peame tegelikult läbi roomama disaineritena alati kõik võimalikud valdkonnad. See ei tähenda seda, et üks projekt või üks probleemi lahendus alati hõlmab neid kõiki, aga kuna probleeme ja neid valdkondi, kus neid lahendada on nii erinevaid, siis parimal juhul ühel disaineril tema elu jooksul on küll võimalik kõik läbi käia. Mis omakorda kindlasti ei tähenda seda, et me kõik oleme füüsikud, keemikud, bioloogid, ei kaugel sellest, aga meil on piisavalt haridust, et mõista, et meil läheb nende keemikute ja bioloogide abi vaja. Ja vot see algharidus on see, millest on tõsine puudus majas, sellepärast, et kõik need vigased ja lonkavad lahendused, mis meie avalikus ruumis on, keegi on sellele allkirja andnud. Ja ma arvan, see keegi võiks, ja õppekava ka, jah. Ja need keegid peaksid tulema uuesti kooli. Nii, inimkeskne. Kus on viga? Siis märksõna oli inimkeskne. Siin on üks funktsionaalne viga, mis kehtib kõikide inimeste puhul. Pole üleüldse vahet, kui pikk ta on, kui paks ta on, mis värvi ta on, mingid vahet ei ole. Mis asi on kõver? Ei, see ei takista meil ju tegemast midagi. Jah, nii ruttu ma pole seda vastust veel saanudki. Täitsa õige. See tänaseks on ta juba 1,5 aastat vana mudel, Eesti üks juhtivaid köögimööbli tootjaid. Uudis oli ta tollal suur, tegime teistmoodi, äge. Ja see on üks koht, kus küsida endalt, et miks keegi teine pole ennem ära teinud. Vaatame siin pilti, see tütarlaps seisab seal mööbli ääres, isegi kaldega. Ja selle kalde juures on tal ikka veel varbad seal mööbli serval, ehk siis see sokkel, mis tavaliselt mööbli all on, ei ole iluasi. See on väga lihtne põhjus. Meil on kehast eemale ulatuvad osad, mis peavad ära mahtuma, et mugavalt toimetada. Aga selliseid lahendusi me leiame pidevalt ja pidevalt, sest et me peame millegi uuega välja tulema, aga kuna kõik vana, ergonoomiline, töötav on ära tehtud, siis sageli juhtub, et see uus on nagu nõukogudeaegne disain, et võtame välismaise töötava asja, paneme talle ühe vea külge ja siis me saame nimetada selle enda omaks. See on siis nõukogudeaegse disaini definitsioon. Paremaid lahendusi. Kuna põhilised lahendused meil on ju kõik olemas, et oleme ausad, kui me oma koju läheme ja kolimine on üks tore asi. Pakid asjad kokku, aga sa ju ei paki kõiki asju sellises tempos kunagi lahti. Ja mina olen nagu vaadanud, et ma olen oma elus paar korda kolinud, et ma pakin lahti siis vajaduspõhiselt. Viimati ma kolisin 3 aastat tagasi, mul on ikka 3 kasti täiesti kokku pakitud. Et mida meil tegelikult vaja on selleks, et elada. See tähendab, et justkui lahendused on kõik olemas, aga siiski on üksikuid hetki, kus me saame neid paremaks teha. Mis mind on alati hämmastanud tegelikult on see, et
Et tegelikult on sellised hästi toimivaid lahendusi on õhus jube palju ja mingil kummalisel põhjusel toodetakse mitte toimivaid oluliselt rohkem. Ja ma ei ole kunagi sellele fenomenile pihta saanud. Ilmselt on siin jälle raha ja hiinlased mängus, see on selge. Konserv on tema sündinud militaristlikel põhjustel. Kui sa ikka kastide toitu lennukist alla saadad, siis ta ei saa mitte kilekotis või paberpakis olla. Ja keegi mõtles välja konservi ja ülejäänud maailm 10 aastat muudkui aga vehib disainida uusi konservi avajaid. Ja nende puhul on eriti maagiline see, et kui mingi eriti hästi töötava konservi avaja ostad, siis mõtled lolliks, kuidas ma mis küljest ma pean lähenema avajale ja mis küljega ma pean selle avajaga lähenema konservile ja mis üldse juhtuma hakkab. Näiteks ma tean ma ise kasutan super hästi töötavat konservi avajat, mis on appi. Mis see firma on, kes müüb neid plastmasskausse käest kätte ja poest ei saa ja Tupperware, jah. Ainult üks asi on, et ilma manuaalita sa ei mõtle elades välja, kuidas see tööb. Minu sõber ka minu järgi ostis, pani sahtlisse, kaotas ära manuaali, pool aastat mõtles, ütles, et sõbrale disainerile ei julge helistada ja öelda, ma ei oska kasutada, viskas ära selle avaja. Mina viskasin ära selle manuaali, pool aastat ei kasutanud, mul oli meeles, kuidas see ring peale teha. Järgmist liigutust ei mäletanud, pidin haamri võtma kätte. Ma ei tea, kui paljudele on see avaja, sa teed ringi peale, aga sa ei saa seda kaant kätte, sellepärast, et sellel avajal on mingid sellised teravad kurenokad. Kui sa ei mäleta, et nad olemas on, siis on raske leida. Ja nende kurenokkadega sa saad olla elegantselt selle kaane kätte. Nii, ja kogu see jama me peame ikka tegema kõige selle juures veel, kui on ammu välja mõeldud tegelikult ju lahendus, ehk siis disainerlikult parem lahendus tähendab see, et me ei loo abivahendeid juurde, vaid me vormiga lahendame selle asja nii ära, et me ei vaja abivahendit selleks, et avada midagi või siseneda kuhugi. Nii, jutuks tuli. Räägime siis ära, mis tegelikult juhtus. Pärnu linn korraldas konkursi, aasta oli 2006. Meil tuli see välk mõte, mõtlesin, meil on 5 tundi aega, teeme midagi ära. Meil oli vaja aega parajaks teha. Konkursi tingimused olid sellised tavalised, ehk siis, et uus kabiin. Meie esitasime endale küsimusega, mis sellel vanal viga on. See, et vana on roostes, selle jaoks ei ole vaja disainerit. Tehke uued. Sest meie loogika oli selles, et see kandiline tigumotiiv, et meie hinnangul ei ole paremat funktsionaalset vormi loodud mereranda, kus miski ei tohi olla liikuv, kõik on selline monoliitne, stabiilne, lihtne toota. Et mis siis on? No meil jätkus taipu helistada siia ja siis öeldi välja, mis tegelikult on. Ma arvan, et me võitsime selle konkursi äkki sellepärast, et me olime ainsad, kes helistasid. Mis siis tegelikult oli? Pärnu kõige suurem reklaamitootja soovis lai ekraan reklaami putkadele panna. Aga seda võiti sügavas saladuses. Me selle peale arvasime, et küll me ei hakka siis mingisuguseid imemudeleid tegema, kus inimene peab ennem juhise läbi lugema, enne kui oskab kabiini minna. Et paneme need 2 kandilist kõrvuti ja selle 2 komplektiga me saavutame efekti, mida siis taheti. Ehk siis see tagumine sein, selles sai siis lai ekraan, pind. Disaineril on alati üks selline moraalne kohus analüüsida see olukord, kuhu see toode ja tellimus läheb rohkem läbi, kui tellija on seda oodanud. Mis on põhjus? Kas me saame selle objektiga veel mingi probleemi ära lahendada? Me saime. Ehk siis tüüpiline, mis juhtub. Kuule, saame paremalt 3. kabiini juures kokku. Minu mälu järgi seal rannahoone juures kabiini küljes on number 22. Et kust ma siis nüüd lugema hakkan? Vahepeale jääb veel mingi vorstiputka ja jäätise putka ja panime numbrid peale, väga selge. Saame kokku kabiini juures number 2. Mida me veel saame teha? Mis juhtub veel rannas? Tüüpiline, ma lähen merre.
Pärnust tuleb ju minu meelest 100 kilomeetrit maha käia, enne kui vesi on üle pea. See on see emotsionaalne mõõde. Kui lähed ja loomulikult sa ei lähe ju sirgjoont mööda ja minul on küll juhtunud Venerannas niimoodi, et kui ma siis ennast ranna poole ümber keeran, siis mul on tunne, et sealt mina pole vette läinud. Paneme putkade külge või vahetuskabiinide külge paneme vardad ja varraste otsa siis imiteerides merepoi nii materjali, tehnoloogiat kui väljanägemist paneme plastikust eri värvi pallid. Läksin punase palli juurest vette, tulen tagasi punase palli juurde, niimoodi sinise ja kollasega, sest need on ka sümbolid või värvikood on midagi, mida ka lapsed mõistavad enne, kui nad lugema hakkavad. Mis tegelikult juhtus? Kõigepealt tehti need pallid betoonist ja siis olid nad kõik punased. Esimene suvi pidas see kõik vastu. Teie ilmselt ei ole osanud jälgida seda trianglit siin. Järgmine suvi oli nad kõik juba niimoodi natuke tuulest viidud sinna maismaa poole. Siis ühel suvel olid ainult vardad püsti, palle enam ei olnud, ilmselt muutusid ohtlikuks. Nüüd ei ole minu hinnangul vist minu teada enam midagi seal küljes, eks, õnneks või kahjuks, ma ei tea. Aga see on nagu see näide sellest, et alati ei ole disainerid ja arhitektid süüdi, kui midagi väga untsu läheb. Sest tootjad, minu kogemusega elektrikud on kõige loomingulisemad inimesed siin planeedi peal. Seal küll elektriku ei olnud, aga mine tea. Tegelikult on probleem selles, et tootja oli põhiosas betoontoodete tootja. Betoontoodete tootjal on raske selgeks teha, et üks pall võiks olla plastikus seest tühi ja kerge. Eksisteerivatele probleemidele oleme siia jõudnud. Tõstke käsi püsti, kes ei ole kunagi kohanud ühtegi asja, millel ei ole mõtet. Ehk siis kaasaegne disain ja tööstus ju täna, kus kõige keerulisem probleem on leida probleemi, mida lahendada, siis toodab kõigepealt sulle probleemi, teeb sulle selgeks, et see on sulle nii talumatu probleem, et sa enam ei saa, sul on kohe vaja lahendust ja siis nagu võluväel, aga mul on teile lahendus ka. See on selline tüüpiline müügimehe jutt, aga müügimees ei saaks seda juttu ajada, kui ei oleks taga tervet tööstust, kes selleks abivahendeid toodaks. Ja nüüd näide siis sellest, kuidas tegelikult disainerlik mõtlemine ehk siis talupoja mõistus, terve talupoja mõistus peaks mõtlema. Toon sihukese näite, et ehitati uus kontorihoone. Esimesel korrusel oli pangakontor ja esimese nädalaga, lahtioleku aja nädalaga siis selgus, et on väga pikad järjekorrad. Probleem. Helistatakse arhitektile, et mis nüüd teha? No mida ikka teha? Kui on järjekorrad ja inimesed seisavad püsti, siis on lahendus, meil on tooli vaja, eks ole. Väga lihtne. Aga küsime nüüd nagu kliendi käest, kas tal läks nüüd meel rõõmsamaks, et ta saab istudes oodata. Et kus on probleem tegelikult? Kas probleem on selles, et inimesed seisavad püsti? Paneme nad istuma, kas me lahendasime midagi? Me lahendasime ära selle, et nad seisid püsti, aga äkki me peaksime üleüldse minema paar sammu ettepoole ja küsima, miks teil üldse järjekorrad tekivad. Ega inimene sellepärast õnnelik ei ole, et ta saab istudes oodata. Ja Eesti tootedisaini isa Bruno Tomberg on kunagi öelnud, et ta ütles 70-ndatel, kui üks kõige popim tarbeese, mida disainida, oli triikraud. Ja sealt sellest tohutust triikraua buumist ülemaailmsest on pärit ka selline nali, mis minu lapsepõlves, mida ma mitte aru ei saanud, et hea triikraud on see, millel on suunatuled küljes. See oli siis nii-öelda iroonia sellel teemal, et mida ühe triikrauaga siis nüüd veel peaks saama ära teha. Olen kokku puutunud teadustagentuuri leiutaja konkursiga igal aastal korra. Alles eelmine nädal meil see hindamine lõppes.
ja sealt on tulnud hästi palju sellist kogemust, et inimesed küsivad, õpetajad, õpilased küsivad, mis vahe on disainil ja leiutamisel. On küll vahe sees tegelikult. Meie ei leiuta midagi. Meie elu on hea, keegi teine leiutab ära ja meie peame leidma nüüd rakenduse sellele, mille keegi on leiutanud, sest teadlased ja elektroonikud on väga õnnelikud nende saavutuste üle, mis nad on saavutanud, aga nüüd peab keegi olema ja välja uurima, mida sellega pihta hakata. Maailm pidi olema täis väga uudseid tehnoloogilisi saavutusi, mida ei ole suudetud inimese igapäeva ellu integreerida, et aru saada, aga mis me sellega nüüd teeme siis, et magnet töötab nii ja naa ja kolmandat ja neljandat moodi. 68 aasta taheti teha seda liimi, mille reklaami me teame, et mees on saabastega laes ja alla ei kuku. Juba siis nad alustasid sellega. Ja tulemus oli absoluutselt 100% vastupidine, sõna otseses mõttes saadi maailma kõige kehvem ja nõrgem liim. Projekt ebaõnnestus, pandi sahtlisse ja kogu lugu. Me ei täitnud tulemust, meil oli mitte midagi sellega pihta hakata. 6 aastat hiljem oli situatsioon, kus siis Artur Fry istus kirikus rõdul, laulukooris. Käes oli tal lauluraamat, kus oli järjehoidjateks pandud selliseid lahtiseid paberitükke. Me teame, kui on üks raamat täis lahtisi paberitükke, pedagoogid peaksid eriti hästi teadma. Ja kui siis korra midagi juhtub, et see raamat korraks tuult saab, siis see kõik on läinud. Temal oli kuskil ajusagaras oli see mälestus sellest kõige nõrgemast liimist. Ehk siis ta püstitas hüpoteesi, kas on võimalik, et see liim on piisavalt tugev, et ta hoiab selle paberitüki paigal, samas piisavalt nõrk, et ta ei kahjusta pinda, millega ta kokku puutub. Te vist kõik teate, millega see lõppes. Aga kuhu ma tahan tegelikult välja jõuda on see, et hüpoteesiks. Ta hakkas tegema katsetusi. Tema omas mõttes disainis järjehoidjat ikka. Ja human behavior on selline mõiste, mingil põhjusel me disainerid oleme jäänud seda inglise keeles kasutama. See on tegelikult meie alateadlik käitumismuster, mida me ära ei fikseeri. Kas te fikseerite alati ära kõik liigutused, mida te teete või? Mina olen leidnud oma autovõtmed näiteks külmkapist. Ma ei tea siiamaani, mis valemiga nad sinna läksid. Ja ma võiksin pea panti panna, et mina seda ei teinud, aga ma ei suuda seda tõestada iseendalegi rääkimata teistest. Ja ta tegi katsetusi niimoodi, et need samad paberitükid, need erinevad liimisegud, millega ta katsetas, ta kasutas seda materjali selleks, et bossile jätta sõnumeid. Kogu tema kabinet, seinad, mööbel, kõik oli täis. Ja kui ta oleks nüüd olnud selline kinnise mõtlemisega inimene, siis ta oleks oma järjehoidjat edasi teinud. Aga ühel hommikul tuli ta tööle, vaatas, mida ta teinud oli. Ja sealt püüdis ta kinni selle idee, mida me tänaseni tunneme täpselt sellisena, nagu ta on. Kes arvab ära, mis toode veel on olemas, kasutades seda sama liimi? Igapäevane toode, ülivajalik, eriti kui koduloomad on kodus. Ja, sa armastad käia mustade riietega ja sul on valge kass või koer kodus. Ehk siis mida kõike annab ühest asjast välja imeda, kui sa ei jää järjehoidja juurde pidama. Kui me räägime nüüd loodusteadustest ja üldse puhastamisest, siis mul kohe tuli seda ettekannet tehes meelde üks teine tore asi, kus on täpselt samamoodi ära kasutatud teadmist, mis selles sinases maailmas töötab. Staatilisel elektril töötav. Polegi vaja midagi muud teha, kui pane kokku üks selline asi, mis on tehtud materjalist, mis on täis iseenesest staatilist elektrit, ilma midagi tegema peaks. Kõik tolm jookseb sellele harjale järgi. On juba olemas sellised elektroonilised
vidinad, mis staatilist elektrit kasutades, ehk siis loogika, kas sellest peale, et inimesed hakkasid tegema tähelepanekuid, siis mingid professionaalid, ma eeldan, mitte lihtsalt koduperenaine, et miks on teatud esemetel tolmu rohkem kui teistel esemetel. Miks on alati kõik need telekaekraanid ja kõik seal, kõik on siuke, et põhimõtteliselt sa tõmbad tolmu ära, käid ära korraks, tuled tagasi ja tundub, et pole midagi teinud. Ehk siis, kui me natukenegi kasutame talupoja mõistust ja analüüsime keskkonda, kus me oleme ja jälgime, mis seal toimub, siis ma usun, et meil on ka lihtsam elada ja millestki aru saada. Nüüd ma toon raske südamega ühe näite, mis juhtub, kui eirata kõige primitiivsemaid loodusseadusi. Ehk siis oleks piisanud sellest, kui oleks istunud korraks maha ja mõelnud, kas ma olen kunagi näinud vihmavarju negatiivses vormis. Ütleme siis niimoodi, et ma tegin täiesti, surfasin nõrkemiseni, kas keegi on teinud vihmavarjude vallas sellist pulli. Ma ei leidnud. Nad on igasugust nalja teinud, aga kõik on nad ühest asjast aru saanud, et vorm saab olla ainult ühes suunas. Et mitte keegi pole isegi katsetanud. Ütleme, et mis tahes esemelises valdkonnas on igasuguseid katsetusi tehtud ühe jalaga taburette ja kõik mida imet. Aga sellist asja nagu meie arhitektuursed väikevormid ei õnnestunud minul nagu leida. Nii, kui me räägime veel loodusteadustest, ma võib-olla ei tahaks nii palju seda sõna siin kasutada, sest et nüüd eeldades, et teil on ikkagi seoste loomise võime olemas, muidu te poleks siia jõudnud osaga. Siis te leiate need ise, aga selline huvitav asi, et kui ma seda õpikut tegin, siis see õpik iseenesest on mul selline natukene nüüd tuleks selle juurde sellepärast, et miks mul on täna siin eriti hea meel olla, siis see tänane üritus näitab mulle, et hakkab vaikselt minu unistus äkki teoks saama, enne kui ma ära suren siin maa peal. Et minu õpik on tehtud selle arvestusega, et ühel päeval ei ole disainiõpe mitte enam ainult kunsti all. Ehk siis, kui me räägime, et see on täis reaalseid harjutusi selleks, et tunnis läbi viia, siis siit eriti kunsti ei leia. Aga mida te leiate, ongi see sama, et erinevate teemade kaupa nagu värv, vorm, te leiate harjutusi, mis panevad lapsed mõtlema kõikvõimalikes ainevaldkondades. Ta peab mõtlema ühel hetkel geograafiast, matemaatikast, ühel hetkel tuletatakse talle meelde, et on gravitatsioon ja ta saab aru, et vihmavari saab töötada ainult ühte pidi. Ja sealt olen ma nüüd mõned harjutused siia tänaseks võtnud. Kommunikatsioon, minu meelest selle planeedi kõige raskem ülesanne üldse, üksteisest aru saada ja on selline harjutus, mida on ka täiskasvanutega väga tore teha, põhjusel, et ega me isegi seda eriti ei valda. Me imiteerime telefonikõnet. Ma pean muidugi ausalt üles tunnistama, et on juba hetki, kus lapsed mu välja naeravad, sest ütlevad, et mis mõttes, mul on iPhone ja mul on GPS ja miks ma peaksin kellelegi telefoni teel hakkama seletama, kus ma elan. Aga me ikkagi teeme selle harjutuse läbi, sest et on muid asju, mida me peame telefoni teel seletama. Ja ongi selline lihtne, proovige vahest. Ma olen seda isegi sünnipäeval teinud. Tohutu elevus tekib, sest sünnipäeval tavaliselt ilmast ja poliitikast rääkides kõik väsivad ära. Seljad vastamisi ja mõlemad joonistavad kõigepealt. Mingisugusest punktist ma olen neile öelnud ka, et kuna lapsed üldjuhul teavad, kus nad elavad, siis ma olen öelnud niimoodi, et kujuta ette, et ta on sakslane, ta on välismaalane, ta ei tea üldse mitte midagi muud kui, et hakka sealt Estonia teatri juures siis astuma. Estonia teatri äkki ikka üles leiab turismi info abiga, eks. Ja kõigepealt joonistavad oma kodutee ja siis võtavad puhta lehe ja telefoni kõnet imiteerides seljad vastamisi, et ei oleks miimikat ja mingeid selliseid märke, eks ole. Siis seletame ära, kuidas siis minu juurde tulla.
ja siis mina seletan sulle, kuidas tulla ja sina siis joonistad selle üles, et sul oleks meeles, kuidas siis tulla. Ja kes see viimati sellist verbaalset kirjeldust kuulis? Vanasti mulle meeldivad romaanid, mis on kirjutatud ajastutest 200 aastat ja niimoodi tagasi. Siis ma teinekord hästi teen mõtteharjutusega, kus ma ise saaks hakkama, et aarete otsijad, eks ole, 40 sammu läände ja siis tuleb 20 sammu kuhugi põhja. Ja kuna me seda enam ei kasuta, siis ma toon niisuguse näite, et oli, ma nüüd nimesid ei mäleta, ma praegu vaatan, jah, ütleme Raul ja Paul. Raul kirjeldas Paulile, kuidas tema juurde tulla. Paul arvas, et mis see siis ikka ära ei ole. Joonistas üles. Ma korjasin tööd ära ja nädal hiljem küsisin Pauli käest, et lähed nüüd kohale selle pildiga või? Ta võttis selle paberi kätte ja mis hakkas pihta? Ta hakkas keerutama seda käest. Kui ma ainult mäletaks, et millise Solarise külje peal ma sel hetkel omas mõttes seisin. Ehk siis, et kui oleksid ilmakaared peal, siis ta vist täpselt teaks, millise külje peal ta sel hetkel seisis. Toon ühe sellise natukene põhjalikuma näite. Maja ehitus. Miks ma seda toon? Sellepärast, et me kõik elame arhitektuursetes hoonetes ja me saame natukene aru sellest. Ma küll ei taha arhitektide põllule ronida siin meelevaldselt, aga kuna arhitektuur ja disain mujal maailmas on nii segunenud omavahel, nii õppes kui töös, siis minu isiklik ülemustoote-disainer on näiteks diplomeeritud arhitekt samuti. Ja mujal maailmas, kui me vaatame disaini ajalugu, siis kõige andekamad Põhja-Euroopa disainerid on kõik haridused arhitektid mingil põhjusel. Aga hakkame siis otsast minema, et me räägime loodusteadusest. Alustame sellest, kuhu me selle maja siis nüüd paneme. Meil on krunt ja kui ei ole linnaisasid, kes meile ütleks, et võt, ainult siia ja mujal ei tohi, siis on nagu probleem. Mina kunagi, enne kui ma disaineriks hakkasin, olin mina sootuks muusik. Ja muusikuna olen mina sõbra krundi peal, mis on 5 hektarit suurt puu otsa roninud, kuna mind peeti kunstiliselt hea maitsega muusikuks, hirmus mõelda. Aga kuna ma olin muusik, siis ma üldse ei aimanud, millise vastutuse ma enda peale võtan puu otsa ronides ja näpuga näidates, kuhu tuleb maja põhjapoolne nurk panna. Mis seal ikka kõige vägevam hoidis mind, see maja on selle koha peal, kus ma näpuga näitasin, siis kui ma loll muusik olin. Ja kõik on veel hästi, sest kõik kiidavad seda asukohta. Aga see on sellest rubriigist, et ärge kodus järgi tehke. Oleks vaja alati ju teada saada nagu asendit ilmakaarte suhtes. Ja ma ei räägi sellest, et inimesed väidavad, et umbes, et peaga ida poole magada on unenäod roosamad või midagi muud. Vaid see hakkab juba sellest pihta, et mis seal majas siis toimub, eks ole. Et kuhu suunda ma ukse panen, kus suunas on mingisugune teine ruum, ehk siis me oleme looduse meelevallas, ükskõik kuhu me oma seda majaga ei ehita. Funktsionaalne ruumilahendus. Mina elan suvel Palk-Tares, Palk-Rehe majas, mille me ossime 10 aastat tagasi. Ja siiamaani mina ei saa aru ühest asjast. Sahver on seal täiesti lõuna suunas. Kui mina istun ja mõtlen ja minu sisse on koolitatud ja õpetatud seda sügavat lugupidamist nende talupoegade suhtes, kes alati teadsid, kuidas ehitada. Ja see on üks nõrk koht, sest ühtegi teist sellist palkmaja ei ole mina näinud ja ei ole teised kuulnud, et sahver oleks lõunas. Ja sahvrina ma seda seetõttu ka kasutada ei saa. Funktsionaalne ruumilahendus, kui me ei tea mitte midagi, kuidas valgus töötab. Kui me teame ainult seda, et päike liigub, jah, seda me silmaga näeme. Aga kui me üldse ei analüüsi, mis juhtub valgusega arhitektuurses kontekstis, kaob ära, võimendub, mis iganes, siis võib juhtuda, et see kõhutunne veab meid alt ühel hetkel. Materjal. Hakkame sellest pihta, et Kreekas maja ehitada on ikka hoopis midagi muud kui siin. Ehkki siin ma olen kõik majad, mis põllu peale püsti pannakse, on selline tunne,
et projektid on vist Kreekasse mõeldud. Materjalid jahutavad, soojendavad. Kui palju inimesed vaatavad neid udupeeneid pilte Lõuna-Itaalia või Hispaania moodsatest majadest, interjööridest, kus igal pool on kivipõrandad. Tahan ka ilus on, teistmoodi. Ära on tüüdanud see puit. Ta paneb selle kivipõranda ja siis ta ei jaksa seda põrandakütet kinni maksta pärast. Sest kivi on looduslikult mõeldud tegema midagi muud. Ehk siis jahutama. Materjalide hooldatavus kliimast sõltub. Kui paljud inimesed meil panevad vaipkatte maha, sest et ameeriklased ja inglased teevad niimoodi. Tore on, aga mine vaata, mis on see keskkond, kus ta sinna vaiba peale tuleb, eks ole. Värv. Mis juhtub, kui teil on hästi tume katus? Kui te olete Põhja-Norras, te olete õnnelikud, kui teil on süsimust või tume katus, sellepärast, et see töötab nagu päikeseenergia akumulaator. Aga kui te olete kuskil, kus on nagunii kohutavalt palad juba, siis te seda pruuni või musta katust omale panna ei saa. Rääkimata sellest, et mis juhtub värvidega päikese, tuule ja vee käes. Kui teil on tumedad aknad, uksed maja ees, siis te teate, et te peate neid oluliselt sagedamini hooldama, üle värvima. Mis juhtub tumeda värviga, kui päike peale satub? Minge randa ja vaadake, kuidas nutikamad tütarlapsed päevitavad, ainult tumedatel päevituslinadel. Valguse suhe värviga. Kui te oma tarelõika süsimusta lae teete, siis te võite seal 100 peeru põlema panna, aga mitte midagi ei juhtu. Te olete pimedas ja see valgus neeldub auku ära. Rääkimata ehitustehnikast, mis on küll juba natukene keerulisema võiks spetsialistide kätte jätta, aga ometi seda ei taheta teha, sest ma olen küll tean ju, kuidas ehitada ja mina, kes mul ehitus on üks kirgedest, aga ma ei ole arhitekt ja ei ole nii kõva spetsialist, siis mina olen vahest täitsa hädas ja hämmingus, sellepärast et igal spetsialistil on oma loodusseadus, millele tema toetub. Ja vahest on tunne, et on vaja doktoritöö ära teha vist mingisuguses loodusteadusvallas, et omale isiklik soojapidav maja ehitada. Nii. Disainiprotsessis on üks huvitav asi, mida kasutatakse ka täiesti disainiväliselt, on ajurünnak. Teate, mis asi see on ja miks seda tehakse? Ajurünnak on selleks, et ma siis kordan üle nagu selles kontekstis, kui meie seda kasutame, et meil on mingisugused väga harjumuspärased, traditsionaalsed, trafaretsed piirid, kuidas me käitume ja mingites valdkondades see ongi mõistlik viis käituda. Aga kui me tahame midagi uut luua, täiesti uut, kui me tahame, kas või see sama toode, mis mul käes on, pole tal juhet, pole tal midagi, ma ainult klõpsan, kõik juhtub ja mulle tundub, et juhtub ka siis, kui ma ei klõpsa omast arust, siis seda ei saa sündida, kui me istume maha ja mõtleme, et üks hiirel on ju saba taga, meil ei ole ju, selleks ta ju hiir on, eks ole. Meil on vaja sellest välja tulla, ehk siis disainiprotsessi esimene ajurünnak on alati see, kus ei ole gravitatsiooni, me kõnnime vikerkaarel, lehmad lendavad, me istume pilveserval, aga et seda teadlikult teha, siis me peame eirama loodusseadusi. Et eirata midagi, me peame teadma, et ta olemas on. Ehk siis, kui ma ei tea, et gravitatsioon on olemas, siis ma ei saa seda eirata. Aga see on täiesti teadlik tegevus ja niimoodi, et tulla täiesti uute lahenduste peale, on vaja pilveserval ära käia. Ja ma toon teile mõned näited, millega mina õpilaste ja siis ka kooliõpetajatega, kellele ma teen tänu sellele õpikule, teen koolitusi, me käime pilveserval ära ja näitan teile 3 lahendust 3 probleemile, mida siis on lahendatud ja siis on üks sellised võimalikud lahendused, ehk siis kui probleemiks on olnud raske hommikune ärkamine
see hommikune ärkamine, see lahendus peaks tegelikult andma ka lahenduse vaegkuuljatele või kurtidele. Ehk siis, kui on võetud selle loogikaga, et analüüsime, mis meid seal voodis kinni hoiab. Alati on ju see, et siin teki all on nii soe, ma ei saa välja minna. Lihtne, siis ühel hetkel tuleb teha niimoodi, et teki all on palju jahedam. Sest kui me tahame sooja, siis meil see soe tuleb viia sinna, kuhu on vaja meid viia, meelitada. See tähendab, et voodi läheb muudkui jahedamaks ja tuba muutub voodiga võrreldes oluliselt soojemaks, mis tagab ka selle, et lahendatud on see probleem, et ma võin selle äratuskella panna toa teise otsa. Mu teismelisest poeg on seda korduvalt teinud, mitu kella erinevates, kuni selleni välja, et on vaja mingite taburettide peale ronida, et äkki ta ärkab selle protsessi käigus üles, selleks ajaks ta nii väsinud, et ta läheb voodisse tagasi. Aga kui voodis on endiselt külmem, kui on toas, siis me ei lähe voodisse tagasi. See lahendus tuli meil siis, kui me Pärnu rannakabiinide esimest ajurünnakut tegime omavahel. Et õpime looduselt. Siin ma teen muidugi jaanalinnule küll liiga, aga endiselt me kõik räägime sellest, kuidas jaanalinnud pea liiva alla peidavad. Ehk siis need ajad ei ole ammused, kui me siiralt arvasime, et kui meie läbi klaasi ei näe, siis meid ka keegi ei näe. Mis tähendab, et hea odav lahendus. Rannas on postid, posti küljes on prillid, mis ei paista läbi. Ma panen prillid pähe, mina ei näe teid, teie ei näe mind. Ma vahetan riided ära. Ma võtan prillid peast ära, lähen ujuma. Väga lihtne. Läbides selliseid ajurünnakuid me saime aru sellest, et aga ei ole uut vaja. Kõik on hästi. Öelge ainult pärnakad, miks te uusi kabiine tahate. Pärnakad olid lahked ja ütlesid. Kuidas näeb pime inimene? Hea lause on ju, kuidas näeb pime inimene minna õige number bussi peale. Jälle väga lihtne. Bussil on andur, mis annab välja signaali, mis number tema on. Pimedal on selline tõsiselt suur magnet käes, kuhu annab programmeerida seda numbrit, mida hetkel vaja on. Kui see buss oma anduriga satub magneti välja ruumi, siis see magnet automaatselt aktiviseerub, tõmbab selle pimeda bussi külge kinni. Väga lihtne. Lisaboonusena on võimalik ka andur selle magnetile öelda, mitu peatust ma sõita tahan. Ehk siis vaja olevas peatuses on magnet desaktiviseerub ja kui pime veel elus on, siis ta jätkab oma rada. Veel loodusteadustest. Inimesed alahindavad lõhnasid ja maitseid teadlikult. Me elame selles maailmas väga alateadlikult. Tavaline inimene ei peagi olema teadlik, kui tööstur oleks alati sellest teadlik. Nii kaua, kui ma räägin, ma lasen teile, tegelikult koolituste ajal on mul laud paksult asju täis, aga siis on palju vähem inimesi ka. Lasen teile nii kaua ringi käia ühe pudeli. Väikese tüdruku ilus joogipudel spordikorgiga. Ma kruvin selle korgi pealt ära, lasen teil ringi käia. Igaüks võtke tubli sõõm õhku sealt seest ja kujutage ette, et te peate sealt jooma. Ilmselt vett. Nii. Kas on materjalil maitse? Kui me räägime maitsest, siis esimene asi, keegi seltskonnas ütleb, et maitse. Kohe mõtleme söödavate asjade peale. Ja mina mäletan, minu vanaemal olid alati, ta arvas, et kui lapselapsed tulevad külla, siis tuleb lauahõbe lauale tuua ja mina ei tea, mis hõbe see temal oli, aga need hõbelusikad maitsesid alati nii rõvedalt, et ma ei ole kunagi aru saanud sellest hõbenõude fenomenist või oli see mingi vale hõbe. Igal juhul ma teadsin täpselt alati, mis maitsega on see vanaema toit, ükskõik mida tema siis tegelikult keetis. Ja selline jube hea harjutus on ka ma olen sünnipäeval teinud. Hästi lahe. Küsid, et kas on maitse? Ja põhiline toiduaine siis lastega ma olen küll teinud kohupiim, siis pasta, see kõige
mitte struktuursem ja siis teine asi on soe kartulipudel, et temperatuur muudab ka väga palju. Ja ongi niimoodi, et siis on metallist lusikas, plastikust lusikas ja puidust siis see ökopikniku tarvik lusikas. Ja kujutate juba ette, jah? Noh, metall on siuke tavaline metall, et ei ole lisamaitsetega, aga metall ja plastik, justkui materjalil endal maitset ei ole. Aga see, kuidas ta sul sealt suust välja libiseb, kuidas ta sul sealt suus on, muudab toiduaine maitset. Rääkimata puidust lusikast, mis on siiamaani niisugune tunne, ma olen kriiti söönud, see ei tule suust välja. Leota teda või tee, mida sa tahad. Igal juhul puit on alati jäänud vaeslapse ossa, et siuke ei taha enam. Ja kuidas tunduks sealt juua midagi? Mida me veel looduselt laename, aga üha enam hakkame eirama? Mulle näidatakse märki, mida ma ei oska lugeda. Aeg. Jaa. Tänu tähelepanu eest. Mul on õrn aimu, palju meil seal järel on, aga üks saatuslik lause öeldi, et kuna eelmine esineja ja kunagi mingi eelmine täna kunagi kuskil jäi ära, et siis ma võin, saage must aru, minu tavaline koolitus on 7 akadeemilist tundi, kuhu ma ei suuda informatsiooni ära pressida. Ja ise ma olen seda kõike 10 aastat õppinud, nii et me võtame loodusteadustest värvid üle teatud põhjusel, et loomad mõistavad, meie enam ei kipu aru saama. Sai tehtud selline huvitav eksperiment, see nüüd sellest vallast, nagu see pudel on. Ise tegin, kuna sattusin sõpradega Jaapanisse, kasutasin juhust. Me ei läinud Jaapanisse selleks, et teha eksperimenti, vaid eksperiment sündis tänu sellele, et me seal olime. Kyoto linn, mis on maailma, ma nüüd räägin lihtsalt nii kiiresti nagu ravimireklaamis, eks ole. Kyoto linn on maailma üks suuremaid, nad ise väidavad kõige suurem, aga mulle ei meeldi väljendit kõige. Viirukitootja. See tähendab seda, et see linn on täis lõhnasid. Ühel hetkel hakkab ta juba haisu dimensioone tekitama või tavalise valge inimese jaoks. Ja idee oli selles, et kui me eemalt nägime, viirukimüügi ja valmistamiskohad olid seal igal pool, sa juba näed eemalt seda suitsu. Mul oli kaasas see tavaline sisearhitekti värvipalett 3000 erineva tooniga. Lõin laiali, ütlesin sõpradele nii, nüüd ninad kinni. Vaadake keskkond oli märtsikuu. Värvide vahe ainuke meiega on see, et seal ei ole lund maas, aga kõik muu on sama hall ja sopane ja pruunilt lägane. Ja valige esimene värv, mis tundub, et kirjeldaks seda, mida te silmaga enda ümber näete kõige paremini. Ja värvid olid sellised. Siis järgmisena ma ütlesin, et aga nüüd nina lahti ja tõmmake sõõm õhku. Siin ei tule see vahe nii hästi välja, kahjuks. Aga siiski vahe on sees, minul seal arvutis on need värvid kõik palju rõõmsamad. Minul läheb küll, kui ma tunnen sitruselise lõhna. Ma seostan seda apelsini värviga, sealt läheb alateadlik seos kohe päikesega. Minul küll, minu värvi spektris midagi silmadega juhtub. Et lõhnad suudavad meid, kui ma näiteks tunnen sellist masina tehase haisu, siis on tunne, et ma olen kuskil maha jäetud tööstuslinnas, kus ilmselgelt mitte kunagi päike ei paista ja üldse midagi teha ei ole. Me oleme emotsionaalsed. Ja nüüd ma lasen küll ludinal läbi. Mitu minutit ma olen üle aja läinud? 15. Aga see ongi täpselt see aeg, mida te lubasite. Üle minna. Mul on veel 20 slaidi. Nii. Kes teist viimane kord pastaka sees sisu vahetas? Oi, on. See vajaks praegu pastaka kinkimist.
on selline rahvusvaheline hotellide kett, kui me räägime nüüd loodusteadusest keskkonnast, ehk siis kõigepealt me räägime sellest, kas me loodust suudame lugeda, kas me suudame teda kasutada, nüüd me räägime sellest, et kui me oleme sealt loodusest kõik välja imenud, mida me sinna tagasi saadame. See on lahutamatu osa disainist, lahutamatu osa igapäevaelust ja isiklik kogemus on, koolitustel ma ütlen välja, tegemist on EasyJeti hotelliketiga, ametlikult ma seda kirjutada ei saa, ei jaksa kohtus käia. Londonis näiteks, ainuüksi Londonis, neid on igal pool, on 5 hotelli. Kui sa lähed hotelli, sa saad omale teleripuldi. Kuna on odava hotelliga tegemist, siis kõik muud asjad, tekk ja padi, ka voodipesu on hinna sees, kõik muu tuleb osta ja kraanist tuleb ka vett ja teleka jaoks tuleb osta selline pult. Tiksub tema 24 tundi. Mina kui disainer tahtsin teada, kuidas see käib siis, et kuidas saab telekas aru, et minu aeg sai täis, kas ma toon puldi tagasi või. Mulle öeldi selle peale, et te võite puldi tagasi tuua, me võime ta ise prügikasti visata. Siis tuli välja, et pult lihtsalt lakkab töötamas 24 tunni pärast. Mina, kes ma olen nagu e-riigist tulnud, mõtlesin, et tegelikult on niimoodi, et ma lähen ütlen administraatoril nii, nüüd praegu ma jooksen tuppa, panen telega käima ja ühel hetkel lihtsalt see pilt kaob ära elektrooniliselt juhitud kuskilt puldist. Aga ei, nemad üle maailma toodavad selliseid asju. Aastas arvutades, et igas toas, see nüüd on küll maksimum kogus, sest et vahel on niimoodi, et see konkreetne pult on mul 4-päevane. See on maksimum siis, mida saab osta. See number on muljet avaldav, eks ole, mis kõik tuleb prügikasti visata. Eriti kui lahendus, ma kujutan ette, et meil mingi 7. B-klassi poiss vist teeks selle asja ära seal samas hotellis, kui oleks olemas vastav tarkvara. Nii, täpselt samale tehnoloogiale või loogikale ma ehitasin üles sellise harjutuse lastele. Jaanipäev, jaanilaupäev, mis toimub? Jõle põnev on see alati, proovige teinekord teha. Tudengitega tegime viimane kord ja tudengid said numbriks 1,8 miljonit tarvikut Eestis jaanilaupäeval. See on jõhker. Kuna mu aeg on täis, siis ma ei näita teile ühte protsessi, mis on üksikasjalikult kirjeldatud disainispikri viimases osas. Tegemist on noorte võidutööga, õigemini 5. koha said nad laulupeo istumisalused ja kus on siis välja toodud eriti hästi just see suhe loodusteadustega, sest tegemist oli istumisega. Noored tegelesid väga pikalt sellega, et miks inimene kuhugi tahab istuda ja kuhugi ei taha istuda. Ja miks ta ühe sama asja peale ühel juhul tahab ja teisel juhul ei taha. Ja alati olid põhjuseks looduslikud asjaolud ja kõik muu säärane. Ja nüüd nagu ravimireklaamis kaane, ma teen teil suu vesiseks. Ja siis tänan tähelepanu. Aitäh Kerstile, ma arvan, et ma esitan nüüd selle küsimuse, et kes tahab midagi küsida, siis suurem osa inimestest tahab küsida, et kunas seda ülejäänud, seda mis praegu läks kiirprogrammis, kunas ja kus seda näha saab, nii et ma ei tea, kas Kersti, sa oskad sellele öelda, kunas sul koolitus on järgmine? Mina ei tea, millal Kersti koolitust teeb, aga mina kui Merike siis... Ma jäin ka kuulama suula. Siis mina kui Merike, ma ei oska öelda, sest minu käest tavaliselt tellitakse neid, et ma ei ole seda taset veel saavutanud, et ise teha. Aga me püüdleme selle poole, et on mina ja veel mingi hulk inimesi, kes muretsevad selle pärast, et kui tegelikult ma jõudnudki selle unistuseni, millest ma alustasin kunagi siin mingid tohutu pikad minutid tagasi. Unistus ongi mul see, et disainist kui mõtteviisist ühel päeval üldhariduskoolis saabki see kõiki valdkondi siduv nähtus, et meil ei ole vaja, et lapsed õpiksid disainima asju. Meil on asju liiga palju ammu juba.
aga on vaja, et lapsed õpiksid, et meie uus põlvkond, kes peab jälle andma allkirja sellele, et tuleb uus ootepaviljon raudteeperroonile, et tal oleks seda loogilist mõtlemist, et vihmavari ei tööta negatiivses vormis. No nii, sa said osa suurepärasest ettekandest, isegi minul nimed sassis, pea on küsimusi täis, vastuseid veel ei ole. Ma arvan, et ju nad kunagi ka jõuavad minuni. On kellelgi praegu konkreetselt midagi küsida? Kas teil on materjali kuskil üleval ka? Ei ole. Aga õpik on poes. Meil on materjali ka. Üks on, kaks on tegelikult. Ehk siis, et õpik on koolis ja aeg-ajalt kutsutakse mind erinevatesse linnadesse tegema koolitust. Korraldajateks on siis kas kunstimajad, kohalikud hariduskeskkonnad, aga alati, nagu me teame, kõik on kinni ressursside taga. Sellepärast, et meie suur probleem ongi see, et ka haridusministeeriumis disain on kunstivaldkond, kunsti meil on isegi palju ja kunstitunnid ja muusikatunnid üldhariduskoolides on meil selleks, et aktusel ühed laulavad ja teised lõikavad paberist lumehelbeid välja. Arusaam nagu loomingulisest, mõtlevast inimesest ja laiapõhjalisest haridusest on täpselt nii nigeldana, nagu ta on. Aga meil on vaja see uus hariduspõlvkond siis peale kasvatada, siis ministreid. Praegu koolitamegi hirmsasti seal 5. B-klassis. Et hoidke kõrvad lahti. Täna küll ma künnan veel üksikuna seda põldu, aga ma loodan, et ma ei jää kauaks üksi. Ja äkki ükskord tabab Eestit ka mingisugune kullasadu. Jääme lootma. Nii, ja nii nagu tavaks, meil on üks vägagi asine kingitus, mis praegusesse aastaaega eriti sobilik. Just nimelt. Aga palun. No nii, meie konverentsi siis lõppsõna au kuulub Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi direktorissile. Karin Urvits, palun. Tere pärastlõunat. Mõtelda on tõesti mõnus, nii nagu selle päeva hommikul või selle päeva hommikupoolikul või varajasel lõunal siin öeldi. Ma arvan, et enamus nendest tõdedest, mida me siin täna kuulsime, on meile tegelikult teada. Aga kahjuks me oma igapäevaelus nende peale ei mõtle. Mina isiklikult pärast tänast päeva vaatan hoopis teise pilguga metsaradade ääres olevaid prügikaste. Enne ma arvasin, et väga tore, et nad siin on. Nüüd on mu arvamus hoopis muutunud. Siis need suurepärased rongi ootepaviljonid, mida ma arvan, et me kõik oleme näinud. Ma ei osanud seda vaadata selle pilguga. Tõepoolest, sinna varju ilmselt ei ole võimalik minna. Ehk siis meie elu, igapäevane elu on tegelikult täis seda kõige tavalisemat maamehe tarkust. Kui me seda kõike ka loomulikult võtame, teades looduses, ühiskonnas kehtivaid reegleid, siis me saame väga hästi hakkama. Mul on hea meel, et see päev korda läks, kuigi meie üks esinejatest tõenäoliselt puutus kokku mingite loodusjõudude või loodusseadustega ja täna siia tulla ei saanud. Me saime mõelda, me saime asju meelde tuletada ja tegelikult on meil olemas juba seeme samasuguse sisuga konverentsi läbiviimiseks näiteks järgmisel aastal, sest pool ettekannet jäi kuulamata. 2/3 jäi kuulamata. Ja üks ettekanne jäi hoopis kuulamata, ehk siis tulge, kui me teid kutsume jälle, aga nii kaua, kui me teid kutsunud ei ole, mõelge, sest see on mõnus ja vaadake, mis meie ümber toimub. Ilusat päeva jätku!
tänan kõiki tulemast ja ma usun, et sobilik on konverentsi lõpetada klassikute sõnadega ja klassikuks vist võib nimetada ka härrasmees, kes on teiseks ametiajaks valitud siis linna tüüri juurde linna juhtima. Head vana aasta lõppu kõigile!